Mõnikord ma lihtsalt mõtlen, kuidas sellised inimesed üldse veel internetis olemas on ja kuidas inimesed pole veel aru saanud, et mõnel neist idiootidest on tegelikult hääleõigus. Ma mõtlen, inimesed, nagu Nate Friedman ütleb, tutvustame uut demokraatide parteid. Kas sa toetad Hongi või Tiffanyt? Ma toetan Francesca Hongi. Ja miks nii? Ta tahab ICE-ist lahti saada ja nagu kõik tema, tal on nii palju erinevaid poliitikaid. Nii palju erinevaid poliitikaid. Jätka, räägi meile neist kallis, tark inimene, kes tegelikult teab Francesca eesnime. Tubli töö. Tubli töö, sina tark mees kõiges. Ja ma pean end vasakpoolseks. Ei või olla. Ma arvan, neil on vaja kutid. Ta on vasakpoolne. Ma ei suuda seda uskuda. Mis? Ei või olla. See pole võimalik. See oleks tohutu muutus selles, kuidas me vaatame poliitikat Wisconsinis ja kogu osariigis. Ma arvan, et tema viib meid õiges suunas. Absoluutselt. Ja mulle tundub, et me näeme kogu riigis sotsialismi lainet. Ma olen pärit New Yorgist ja me valisime Mamdani ametisse. Nii et me tõesti tahame kuulda sellelt, keda võiks nimetada demokraatide partei uueks näoks. Mis oleks teie sõnum demokraatidele, kes muretsevad selle pärast, et nende partei liigub sotsialismi suunas? Ärge muretsege, et me liigume kommunismi poole, sest me oleme Ameerika Ühendriigid. See ei juhtu kunagi, päriselt. Muidu ma just kuulsin, et keegi kirjutas X-is. Ma ei mäleta täpselt, mis see oli, aga nad ütlesid, kas me saaksime lõpetada selle DSA nimetamise, teeseldes, et see on nagu demokraatlik partei. Kas me võiksime lihtsalt lõpetada selle kommunistlikuks nimetamise? Sest just seda nad on. Nad on iseennast kommunistideks nimetanud, kes üritavad võimu haarata. Ja vaadake, Francesca 97%. Põhimõtteliselt. Ja nagu me liigume praegu fašismi suunas. Nii et kumb on hullem? Sotsialism või fašism? Ja me küsime seda alati mõlemalt poolelt. Vabariiklased lähevad närvi, kui kuulevad, et ICE kaotatakse. Nad ei tea, millega seda asendada. Millega see sinu arvates pärast ICE kaotamist asendada tuleks? Mitte millegagi. Ausalt öeldes ma arvan, et ükski inimene ei ole illegaalne. Meil peaksid olema paremad poliitikad ja see peaks olema kättesaadav kõigile, kes vajavad võimalust riiki tulla. Ja. Ükski inimene ei ole illegaalne. Ükski inimene ei tohiks olla illegaalne. Me peaksime lihtsalt lubama inimestel riiki tulla. Kas sa tead, mis juhtub, kui lubada inimestel riiki tulla? Ma mõtlen, see on nii kummaline kokkusattumus. Lase ma näitan sulle seda tõeliselt huvitavat postitust, mida ma just nägin. Vaata lihtsalt seda. Paljud parempoolsed inimesed ajavad DSA tõusu valgete sotsialistide kaela. Tõde on palju sünge. Välismaal sündinud valijad New York City's hääletasid Zorah Mamdani poolt 62% ulatuses. Ja Michiganis tead küll, Dearborn koos kõigi somaallastega samuti. Abdul El Zayed 94% on Araabia päritolu valijad. Elon Musk vastas sellele kirjutades. Wow. Okei. Sõna otseses mõttes. Wow. See pole niisama, et nad ütlevad lihtsalt avage piirid, tooge nad siia. Miks sa arvad, et nad suruvad peale avatud piiride poliitikat, mis on hullumeelne? Kui sa tood sisse kolmanda maailma riigi, sa saadki tegelikult kolmanda maailma riigi. See pole keeruline. Ma mõtlen, vaata seda teist säutsu. Sa oled kõige suurem idioot, kui tood mürgise mao oma koju, toidad teda, kaitsed teda, hoolitsed tema eest ja siis veenad end, et ta hakkab sind armastama. Madu ei lakka olemast mürgine, sellepärast, et sa temaga hästi käitud. Olgu, see on lihtsalt meeldetuletus. Põhjus, miks Demokraatlik partei ja DSA nii tugevalt avatud piiride eest võitlevad, ei ole see, et nad hooliksid inimkonnast. See on sellepärast, et nad teavad, et need migrandid ja need hullud inimesed, illegaalsed sisserändajad, kes sisse tulevad, nad hääletavad nende võimule, sest nad ei hääleta vabariiklaste poolt, kes neid sisse ei taha. See on lihtne matemaatika. Ja siis seisab tänaval see kasulik idioot ja ütleb, et me peaksime lihtsalt kõigile uksed avama. See on strateegia, kallid inimesed. Kas sa arvad, et me peaksime piiri avama? Absoluutselt. Jaa. Ma tean näiteks New Yorgis kuulsin ühelt mehelt, kes ütles, et ta muretseb piiri avamise pärast, sest ta arvas, et kurjategijad teistest riikidest võivad sisse tulla. Mida sa talle vastaksid? Ma mõtlen, nad juba teevad seda. Nad ei kasuta piiri selleks. Nad lihtsalt leiavad mingi muu tee. Aga nagu mul on tunne, et nad on praegu sama palju mures meie kurjategijate pärast, kes nende riikidesse lähevad. Kas sa oled seda kuulnud? Kas sa oled kuulnud, et Mehhiko kardab jubedalt Ameerika kurjategijaid, kes piiri ületavad, eks? Sa näed seda kogu aeg uudistes. Kõik kardavad, et Ameerika kurjategijad lähevad ja üritavad Venezuelas elama asuda, nagu Kanada. Jah, kõik teavad seda. See on tõesti suur probleem. Neil pole isegi korralikke loogilisi argumente. Nad ütlevad hullumeelseid väiteid ja neil pole midagi, millega seda toetada. See on siiani minu jaoks šokeeriv. Ma olen näinud 100 selliseid videoid ja see šokeerib mind ikka veel. Nii et jah. Mis sind Francesca Hongi juures kõige rohkem vaimustab?
ma uurisin tema kohta natuke enne seda vestlust ja ta tahab teha riiklikult juhitavaid toidupoode, aga tal on ka huvitav poliitika, kus ta tahab luua riigile kuuluva panga. Jah, ja ka kogukonna juhitud haiglad. Kui haigla läheks müüki, võiks kogukond seda juhtida. Kas on mõni poliitika, mis sulle kõige rohkem korda läheb? Ma mõtlen, et haigla on minu jaoks üks kõige olulisemaid asju, sest see on samm universaalse tervishoiu suunas. Ja, lihtsalt on nii palju inimesi, kes vajavad arstiabi, aga ei saa seda endale lubada. Kui sa oled kunagi haiglas käinud, siis ma ütlen sulle nii palju. Sa ei taha, et need samad inimesed, kes juhivad sinu kogukonda ebaefektiivselt ja kogu selle poliitikaga, juhiksid ka sinu haiglat. Sa tahad arstiabi. Jah, ja see lihtsalt avaks võimalusi. See aitaks nii paljusid inimesi. Jaa, Yeah. absoluutselt. Aga sa tead ju, kuidas see, ta vastas ühele talle toodud näitele, näitab, et ta tegelikult ei tea Francesca Wongi poliitikaid. Tal pole aimugi. Ta on lihtsalt nagu, haigla ja see kõlab tõesti väga hästi. See on tõesti hea. Kas on veel midagi, mida sa tahaksid oma põlvkonna kohta jagada ja kuidas sa end selles riigis tunned? Midagi, millega sa pole rahul või millega oled isegi rahul? Vabandust, ma olen praegu tõesti väga pilves. Ma ei suuda mõelda, ma olen lihtsalt niimoodi õnnelik. Siin see ongi. Kas sa oled üllatunud? Mina ei ole üllatunud. Ei, mitte kõige vähematki üllatunud. Noja. Sellepärast nad sihivadki lapsi. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.